Tere, hea EKOS TV kuulaja ja vaataja. Tere tulemast kuulama meie tänast saadet. Meie seekordseks teemaks on õnnelikkus. Kuidas siis ikkagi olla õnnelik ja mis see õnn täpsemalt on? Sellest me hakkamegi täna rääkima. Mina olen Kadri Pekko ja minu tänane saatekülaline on õnnekoolitaja ja saatejuht Taliga Ratt. Tere! Tere, Kadri! Aitäh, et sa oled võtnud selle õnne teema kuidagi enda selliseks südameasjaks ja missiooniks. Et kus see sul tulnud on üldse? No, see sai nii-öelda füüsiliselt sai alguse siis, kui ma hakkasin kokku panema seda oma inspiratsiooniraamatut 88 õnnehetke. Ja kui ma selle kokkupanekul töötasin läbi erinevaid õnneuuringuid ja lugesin õnnest erinevaid raamatuid ja erinevaid siis uuringuid ja kõike seda, mis see õnn siis on ja hakkasin sellesse rohkem sisse süübima. Ja kui see inspiratsiooniraamat 2019 detsembris välja tuli, siis see oli kuidagi loogiline jätk, et seal maal see teekond alles algab, mitte ei lõppe. Ja pärast seda 2020 siis alustasin erinevate õnnekoolitustega ja siis igal juhul ongi see rada nagu loogiliselt ja kiiresti läinud, et õnnekoolitused, õnnelikkuse väljakutsed, erinevad õnnelikkuse teemal artikleid olen kirjutanud päris palju ja nii ta on nagu läinud, nüüd on ju ka Star FM-is saade Õnne valem, et selles mõttes see siuke tundub, et on teema, mis on minule sedavõrd südamelähedane, et ma just nagu olen niisuguse rongi peal ja elu hästi kannab, et see õnne teema nagu laiemat tähelepanu saaks. Aga sa oled paar aastat juba tegelenud selle teemaga ja koolitanud ja teinud erinevaid seminare. Kuidas sulle tundub? Kuidas siis on seis eestlaste õnnelikkusega? Ma pigem lähtuks ÜRO õnneraportist, mis ütleme, praegu on meil aasta lõpp, on ju, aga aasta alguses, mais tuli välja see eelmise aasta õnneraport siis, ehk siis eelmisel aastal 2020 oli Eesti ÜRO õnneraportis 28. kohal. Üle-eelmisel aastal olime me 51. kohal, nii et me oleme teinud märkimisväärse tõusu, ma kohe huviga ootan, kus me seal edetabelis sellel aastal oleme. Aga kas sa tead, kes on juba 4. aastat esikohal? Või mis sa arvad? Kas see on Euroopa riik? Jaa, see on Põhjamaa. Rootsi? Peaaegu. Kusjuures kõik Skandinaavia maad on top 10. Aga 4. aastat järjest on esikohal Soome. ÜRO õnneraporti kohaselt Soome on kõige õnnelikum maa terves maailmas. Ehk et, ja kui me hakkame mõtlema selle peale, et miks soomlased, miks eestlased on nagu, et miks soomlased on esikohal, eestlased 28, kuigi me tegelikult oleme kultuuriliselt sedavõrd lähedal ja me elame nii lähedal ja siis analüüsid on näidanud, et põhjus, miks soomlased on esikohal, seisneb selles, et nad hoiavad oma elus terviklikku tasakaalu. Ehk et eestlased me töötame rohkem. Me arvame, et kui me midagi saavutame, kui me midagi kätte saame, kui me saame mingid palganumbrid, tiitlid, tegevused, majad, autod, lapsed, koerad, mis iganes me tahame, et siis tuleb see õnnelikkus ka. Aga Soome, kaasa arvatud ka kõik muud Skandinaavia maad, nad väga väärtustavad karjääri ja tööd ja kõike seda, aga täpselt sama palju nad väärtustavad sinna kõrvale ka eraelu. Ehk et kui eestlase jaoks on tavaline see, et ma tellin endale Boltiga toitu, või Boltiga või millega nad seda toitu tellivad, ma väga suur toidutellija ei ole, et ma tellin endale toidu ja ma söön lõunad arvutiekraani ees selleks, et saada rohkem tööd teha just, või et ma teen õhtul kauem tööd või ma lähen koju ja teen seal veel midagi edasi või et ongi, et ma teen nii palju tööd, siis soomlased naljalt oma lõunat vahele ei jäta ja kui neil kell 4 või kell 5 tööpäev läbi saab, siis neil saab ka tööpäev läbi. Aga kas neil on lühemad tööpäevad ka või? Seda ma ei tea, et neil lühemad tööpäevad oleksid, aga neil on nagu strictly 8 tundi. Et meil on nagu niimoodi, et me lähme siuke 8-9, kes läheb 8-9 kandis ja tuleme seal umbes mingi 6 ajal või midagi, pluss
jätame lõuna vahele, on ju. Ja ütleme tegelikult, eks seda sellist töövälist või liigset töö tegemist soodustab ka juhtide enda kultuur, saates meile pärast tööaega, saates meile oma alluvatele või kolleegidele nädalavahetuseti, et juba kui ma saan ülemuselt meili pärast tööaega või nädalavahetusel, siis need subtiitrid seal all on see, et kui mu ülemus teeb töövälisel ajal tööd, siis selleks, et olla hea töötaja, ma pean ka justkui tegema. Ehk et see juba viib selle balansi tasakaalust välja ja uuringud tegelikult näitavad, et Manchesteri ülikooli 2 uurijat tegid Manchesteri ülikoolist uuringu ja nad uurisidki seda tasakaalu ja sissetuleku seost. Ja hüpotees oli, et ongi, et kui ma teen rohkem tööd, siis ma saan rohkem raha, on ju. Aga tegelikult see uuring näitas, et inimesed, kes on rohkem tasakaalus, kes väärtustavad lisaks tööle sama palju ka und, liikumist, emotsionaalset lähedust, perega koosoleku aega, iseendaga olemist, on ju. Et inimesed, kes on tasakaalus, terviklikult tasakaalus, nendel on ka kõrgem sissetulek. Ehk et rohkem tööd ei tähenda rohkem raha. Et sa oled palju efektiivsem, kui sa oled nii-öelda lõõgastunud ja oskad ka nagu oma vaba aega veeta ja väärtustada oma aega. Ja, sest et selleks, et hoida seda tasakaalu, siis ütleme, et esimene koht, kust hakatakse lõivu maksma või kust kohast me hakkame neid tunde võtma, kui me tahame rohkem tööd teha, me hakkame vähem magama, esiteks, me hakkame une arvelt seda võtma ja teiseks me jätame ära oma füüsilise aktiivsuse. Ja nii kui me jätame ära oma füüsilise aktiivsuse või une, siis meil kohe tasakaal on paigast ära ja meil kohe tegelikult efektiivsus ja produktiivsus langevad, keskendumisvõime läheb kehvemaks ja et see tegelikult, et see võib anda selle efekti nagu lühiajaliselt, et vaata, ma nüüd magasin 2 tundi vähem, ma saan selle arvelt 2 tundi rohkem tööd teha, on ju, või et ma tunnike vähem panen füüsilise aktiivsuse peale, et selle arvelt ma saan tööd teha, olen isegi täiega selles rollis sees olnud, on ju. Lühiajaliselt see võib nii toimida, aga pikaajaliselt niimoodi ei sõua. Aga tulles tagasi korra selle edetabeli juurde, kus teised Baltikumi riigid on? Kas sa mäletad? Ma seda ei mäletagi. Ma tean, et üks oli meist eespool ja teine oli meist tagapool. Aga ma siinkohal jään vastuse võlgu, ma ei mäleta, ma olen praegu keskendunud sellele Eestile ja siis Skandinaaviale ja siis loomulikult selle esikohale. Aga Dali, mis see õnnelikkus siis ikkagi üldsegi on? No ütleme, kui vaata, üks on see, et ma räägin sulle seda, mida mina arvan, on ju. Aga me võime et üks ongi see, mida mina arvan, aga teine on see, mida siis nagu teadlased arvavad või mida õnneuurijad on öelnud. Et mina võingi öelda siin nagu ühte asja, mis see õnnelikkus on, aga mida õnneuurijad näiteks ütlevad, on see, et õnnelikkus on kas hetke emotsioon, kas see, et ma tunnen ennast praegu korraks õnnelikuna, kas mul on õnnehetk, on ju? Ehk siis ma olen nagu eufooria tunne, siuke nagu rõõmu tunne, et ma olen praegult õnnelik. Või siis näiteks kõige levinum teine, mis on siuke üleüldine hinnang elukvaliteedile. Ehk et kas ma olen õnnelik, kas ma olen rahus, kas ma olen rahul olev sellega, mis toimub, kas ma usaldan elu, kas mu elukvaliteet on kõrge. Ja see ei tähenda, et ma peaksin praegu hullult õnnelik olema, nagu naeratama ja lõkerdama naerda. Ehk siis see, kuhu poole me püüelda tahame, on tõeline õnnelikkus, on see õnnelikkus, mis algab seest poolt väljapoole, mis ei ole seotud otseselt välisega, ehk siis, et väljaspool võib toimuda mida iganes, aga kas ma olen oma hinges, südames õnnelik. Ja see on see, et see on see elukvaliteet, mida mina püüan nagu utsitada inimesi, et nad saaksid tõsta niisugust üleüldist elukvaliteeti. Sest praegu ikkagi suhteliselt palju on sellist võltsõnnelikkust. See on kusjuures väga ohtlik koht, kus olla see siuke võltsõnnelikkus või selline toksiline positiivsus. Ehk et mida inimesed, et kuhu me võime kukkuda, on see, et kui ma hakkan keelama endal seda negatiivset, sest et minu tähelepanu loob, on ju. Kõikide tähelepanu loob. See, kuhu läheb su tähelepanu, see saab energiat juurde ja see hakkab sulle juurde tooma. Siis inimesed mõtlevadki, et okei, ma siis hakkan seda negatiivsust vältima,
et ma ei keskendu sellele negatiivsele, sellepärast et muidu siis mu tähelepanu läheb ju sinna, on ju. Ja ma hakkan jõuliselt keskenduma positiivsele. Positiivsele keskendumine töötab täiega, aga see töötab ainult nii kaua, kuni me ei kasuta seda negatiivse vältimiseks. Ehk et meis on kõik värvid olemas. Kõik tujud on olemas, kõik värvikammad on olemas. Ja kui ma hakkan aktsepteerima endas ainult neid positiivset poolt, siis see muutub mürgiseks, siis see muutub mulle endale toksiliseks, siis see muutub võlts positiivsuseks. Sellepärast, et ja paradoksaalselt ei saa ma siis mitte õnnelikkust juurde, vaid kui ma keskendun positiivsele, aga ma keskendun positiivsele selleks, et vältida negatiivset, siis mu tähelepanu tegelikult on negatiivse vältimisel. Ehk et ma keskendun tegelikult sellele, kuidas seda negatiivset vältida. Ja siis ma ongi teen kõiki neid õnnelikkuse, ma ei tea, mul õnnelikkuse väljakutse, kõiki neid asju kaasa, olen hullult positiivne, tubli, mõtlen neid positiivseid afirmatsioone ja kõike seda. Ja siis vaatan, et miks elu mulle järjest ikka mingit kräppi toodab. Aga oskad sa mingi konkreetsema näite tuua seda illustreerimaks? Näiteks, kui me ei luba endale negatiivseid emotsioone. Näiteks, kui võtame mingi konkreetse emotsiooni näiteks. Näiteks hirm või ärevus tuleviku ees. Mis praegu inimestel võib-olla väga ka on seoses kõigi selle ühiskonna korraldusega, mis meil on ju. Me ei tea, kuidas see kulmineerub, me ei tea, kuhu me edasi läheme. Inimesed ei tea, mis nende töökohas saab, mis nende lähedastes saab, mis nende tervises saab, kuidas nende rahaline seis hakkab olema, kas nad saavad veel kuhugi reisile või kõik see on ju. Ehk et kui inimene kogeb ärevust näiteks tuleviku ees on ju, või hirm hakkama saamise ees. Ja nüüd, kui ma ei tegele selle tundega, vaid ma korrutan endal, olen selline võlts positiivne või olen siuke nagu üks enese saboteerimise viis on ka selline üle võlli positiivsus või siuke nagu ennast tagant liiga utsitamine. Et kui ma nüüd ei tegele ei vaata sinna sisse, selle ärevuse ja hirmu ja hakkama saamise sisse, vaid panen selle jõuga kõrvale ja keskendun ainult sellele, et nii hommikuti tänulikkust, õhtuti õnnehetked, päevasel ajal vaatan kõik mul hästi on, naeratan endale iga kord, kui peeglisse vaatan, teen inimestele üllatusi, kingitusi, olen hullult positiivne. Ehk et ma nagu ei luba endal vaadata seda negatiivset või ei tunnista iseendale või hakkan rääkima seda, et kõik, ma ei tea, kuna me kanname tihtipeale seda maski, et me oleme õnnelikud ja kõik on hästi ja rahul on ja, et siis võib tekkida ka see tunne, et kõikidel teistel on hästi, kõik teised on nagu rahulikud, kõikidel teistel on nagu korras. Ja kui mina nüüd tunnen mingit ärevust tuleviku ees, et siis inimene tunneb, et tal on midagi viga. Ja kui ta tunneb, et tal on midagi viga, siis hakkab see aina rohkem ketrama ja me hakkame ise ennast oma peas survestama, et me peame olema õnnelikud, sest muidu meil on midagi viga. Aga see on kiirtee depressioonini. Et see on lõks, on ju. Ehk siis, et positiivne ja positiivsele keskendumine ja positiivsed praktikad ja positiivsed harjutused ja kõik see töötab täiega, sest et fundamentaalselt on see, millel on su tähelepanu, see saab sinu energiat ja see võimendub. Seega, kui su tähelepanu on positiivsel, siis see võimendub. Aga kui me kasutame seda negatiivse vältimiseks, siis meie tähelepanu ei ole positiivsel, vaid meie tähelepanu on positiivsel sellisel nagu jäämäe tipus, on meie tähelepanu positiivsel, aga kogu see jäämäe alumine osa tegelikult keskendub selle negatiivse vältimisele. Ja siis, aga universum ei peegelda mitte meie sõnu, vaid seda tunnet on ju. Ja see on see, et ma küll teen neid tänulikkuse nimekirju, aga ikka elu toob mulle mingid õnnetusi ja asju on ju. Sest see tunne, see jäämäe alumine osa keskendub negatiivsele või selle vältimisele. Ja universum peegeldab meile meie tunnet on ju. Ehk et õnnelikkus on väga äge asi, positiivsed harjutused on väga ägedad. Kui me ei kasuta neid õigesti, siis need muutuvad mürgiseks. Täpselt samamoodi nagu öeldakse, et iga ravim on suures koguses mürk ja iga mürk on väikses koguses ravim. Nii võib ka kõike seda õnnelikkust väga toksiliselt kasutada ja kiirteena depressiooni viia. Ja see on nii oluline informatsioon ja nii oluline mõte, et ma usun, et see võib olla natuke ikkagi veel segane inimeste jaoks, et sellest aru saada ise. Aga praegu sa selgitasid nii hästi seda, et kui midagi, et ongi, et inimesed siis küsivad, on ju,
no jah, aga kui ma nüüd hakkan selle, ma ei tea, hirmu või ärevusega siis nüüd tegelema, et siis ma ju keskendun sellele hirmule ja ärevusele ja siis ma ju loon seda juurde, on ju. Tõepoolest, kui sa jääd sinna kinni, siis hakkad seda, et kui me jääme sellesse loosse kinni, kui me hakkame seda ketrama, on ju, kui me hakkame sellest nagu uue loo tegema, et siis tõepoolest me oleme oma tähelepanuga pidevalt seal ja siis ta hakkab meile juurde tooma. Aga täpselt samamoodi nagu, ma ei tea, mingite vinnipunnide näited on ju, et meil on vaja korraks sellele tähelepanu pöörata, ma ei tea, seda kuivatada, teha, mis iganes nende punn pigistada, on ju. Et me peame korraks sellele tähelepanu pöörama ja siis lubama tal olla, uskuma ja usaldama, et see, et ma temaga natuke seal midagi mehkendasin, panin midagi peale, et see parandab seda ja siis ta läheb ilusti ära, on ju. Kui ma hakkan seda liiga palju nagu näppima, siis see läheb lihtsalt mädanema ja suuremaks ja punaseks ja siis ma saangi seda juurde, on ju. Aga kui ma seda ka täielikult ignoreerin, siis samamoodi see hakkab aina rohkem silma paistma ja siis ta läheb ka suuremaks ja ka nagu jah, mõned punnid lähevad ära ilma, et meil oleks peanud tähelepanu pöörama. Aga mõned punnid ikkagi nagu kiiremini lähevad ära, kui me korraks neile tähelepanu pöörame. Ja, see kuidagi ka väga hästi selgitab seda mõtet hästi, see näide. Meis kõigis on kõike, et meis on ka, et üks mõte, mis ma veel korraks enne, kui sa edasi liigud, tahan öelda, ongi see, et inimesed on samamoodi nagu mündid. Mündil on, nagu füüsiliselt mündil on 2 erinevat poolt, on ju. Ja inimesena meil on samamoodi 2 erinevat poolt, meil on see nii-öelda positiivne pool, rõõmus, hele, mõnus, armastav pool, on ju, ja meil on ka see tumedam pool, see nii-öelda see varjukülg ja meil on see kõigil olemas. Kui me, ja need käivad nagu, need on nagu teineteisest sõltuvad. Kui ma keelan endal, et me ei saa niimoodi inimesena me tahaksime niimoodi, ma ei taha selle tumedama poolega tegeleda, ma tahan tegeleda ainult selle positiivse poolega. Füüsikaseadused ei käi niimoodi, see universum niimoodi ei tööta, on ju. See universumi, kuidas see nagu füüsikaliselt käib, ongi niimoodi, et mida rohkem ma luban endale negatiivset poolt nagu vastu võtta, see ei tähenda, et ma pean sinna kümblema jääma, see tähendab seda, et ma võtan vastu, et ma luban endal olla vahepeal ka pahur ja nõme ja õel ja tunnistan endale, et ma olen vahepeal kade kellegi peale ja õel või mis iganes need tunded on ju. Mida rohkem ma võtan vastu seda negatiivset poolt, seda rohkem ma saan tegelikult võtta vastu ka seda positiivset poolt. Kui ma keelan endal olemast kurb, vihane, õnnetu, pahur, siis ma tegelikult keelan endal olemast ka õnnelik, rõõmus, kerguses, armastuses. Ehk et nad on teineteisest sõltuvad, mida rohkem ma luban pimedat, seda rohkem ma luban valgust. Et siis ei saa nagu tunda seda õnnelikkuse, seda tippu või kuidagi seda. Ja kui ma keelan endal raevu, siis ma keelan endal ka eufooriat. Need on lihtsalt ühe tunde erinevad otsad. Ma mõistan seda kohtast. Ma olen ise olnud selles, et kogu aeg on kõik hästi, aga tegelikult ma surusin alla oma mingid varjukülgi. Me teeme seda hästi palju naistena, eriti me näiteks surume hästi palju viha alla. Et kui mehed veel on justkui nagu mingi seksikas, kui mees on vahepeal vihane, mingi lööb rusikaga vastu lauda ja ma ei tea, siuke vanadest eestlastest juba tulnud on ju, et tõeline mees ikka vahepeal lajatab rusikaga vastu lauda on ju. Et siis naistel ei ole lubatud vihane olla. Ja ka teema, millega mina näiteks siin viimase poole aasta jooksul olen nii mõnelgi korral tegelenud teadlikult, et lubada, et esiteks üldse tunnistada, et okei, võib-olla ma olen ka mingit viha asju alla surunud ja mingit sükest maski hoidnud peal, on ju. Ja siis nagu lubada seda välja ja siis näha nagu süke, et midagi ei juhtugi või et see kerguse, rõõmu ja süke armastuse tunne pärast seda, kui ma näiteks kuskil naiste viharingis olen lubanud endal karjuda, on ju. Et see rõõm on pärast seda nii palju ehedam ja sügavam. Meil just oli Tiit Trofimoviga saade ja seal samamoodi Tiit tõi välja, et naised ei tunne viha ja meestel on raske tunda kurbust. Ja. Aga see ongi, et meis on kõik olemas, me lihtsalt ise keelame endale ja keelates ühte asja, ma tegelikult keelan ka teisi asju. Me kõik on seotud ja oluline märgata, et neid asju nagu siis kuidagi vabastada sellises turvalises keskkonnas, et kas kuskil looduses või kuskil, ma ei tea, kodus või mis iganes. Ja teraapias. Ja teraapias. Minna lihtsalt teraapiasse, minna psühholoogi juurde. Just lugesin siia sõites Ants Rootslase viimast Instagrami postitus, kus ta ütles, et me kõik tahame olla nii vaimsed, aga tegelikult me peaksime alustama psühholoogilisest tasandist, me peaksime ennast psühholoogiliselt tundma õppima
ja siis, kui me oleme psühholoogiliselt ennast tundma õppinud ja kahe jalaga maa peale saanud ja kuidagi nagu psühholoogiliselt endaga sõbraks saanud aru, millised on minu perekonnamustrid, millised on minu suguvõsa liini mustrid, mis tuleb kaasa mu ema liinist, mis tuleb kaasa mu isa liinist, millised on milline on minu pagas vastavalt sellele, mitmenda lapsena ma oma perre sündisin, on ju, kuidas minu vanemate suhe mind on mõjutanud, et kui me nagu saame ennast tundma kõigepealt psühholoogiliselt, et alles siis me võiksime edasi liikuda vaimse poole peale. Aga me kõik tahame selle et me ei taha minna mitte psühholoogi juurde või pereterapeudi juurde või nii-öelda ongi mingit süsteemset pereteraapiat endaga tegema, on ju, vaid me tahamegi, paneme viiruki tööle ja lähme loodusesse, on ju, mis on väga maandavad ja mis on väga vajalikud meie närvisüsteemi jaoks. Aga samal ajal need ei too võib-olla nagu süsteemselt nii palju vastuseid. Ehk siis ma siinkohal väga julgustan inimesi minema teraapiasse. Et seda õnneks vist nagu aina vähem kardetakse ka. Minu maailmas küll. Ma olen kuulnud, et ikkagi pole. Mul just oli Rita Rätsepaga intervjuu ja tema ütles, et ikkagi on täitsa ikkagi tabuteema vahepeal, et sõbrad rääkivad välja siis sõpru, et ta ei läheks teraapiasse, et see on ikkagi mingi veider koht, kus olla. Minu maailmas on me pigem räägime, et nende inimestega, kellega mina aktiivselt lävin, on pigem see, et kes su terapeut on ju, või mis põnevad teraapiatsi viimati kogenud oled või mida sa, et meie vestlusteemad on, mida sa viimati, ma ei tea, terapeudi juures nagu enda kohta põnevat avastasid või keegi mingisuguse põneva mustri läbi hammustas, siis on nagu nii põnev, et ma sain teada, miks ma nii käitun või miks see niimoodi on. Et elad kaasa pigem selle. Ja. Et see võikski olla nagu mingis mõttes see teraapias käimine ja terapeudi juures käimine selline nagu enesehügieeni osa, nagu hambaid pesed või käid mingi, mis iganes, vahetad rehved nii ka nagu sellises vormis. Aga Dali, oskad sa veel välja tuua selliseid müüte õnnelikkuse kohta? Tead sa selliseid? Jaa. Üks on näiteks see, et ma võin olla õnnelik alles siis, kui kõik minu elus on hästi. Et kui mul, ma ei tea, tervis ei ole korras, on ju, et siis ma ei tohi öelda, et ma olen õnnelik. Või näiteks, et inimene, kes on just koondatud saanud, on ju, et siis ta justkui ei tohiks öelda, et ta on õnnelik. Või et ma ei tea, kes on vallaline näiteks, et mõnel on see lugu, on ju, et ma ei saa öelda, et ma olen õnnelik eluga, kui mul näiteks ei ole peret või kui mul ei ole meest või naist, on ju. Ehk et me justkui nagu paneme endale sellised nagu kriteeriumid peale, et kui need on täidetud, siis ma võin olla õnnelik. Või siis teine, mida hästi palju tehakse, on ka kriteeriumite seadmine, aga pigem nagu siis selles võtmes, et me seame õnnele tingimusi ja sellega lükkame õnne hästi palju tulevikku. Et praegu ma rügan siin tööd teha, praegu ma keskendun sellele, praegu ma seda ei teegi, praegu on nagu kehvasti, on ju. Aga küll ma ongi aasta pärast hakkan tegema või paari aasta pärast või et kui ma siis näiteks, et praegult nagu kehvasti asjad on ju, aga las ta praegu olla, et kui me maja valmis saame, et siis on nagu hästi, on ju. Või kui me ühel hetkel lapse saame, et siis on nagu okei, et siis ma nagu tegelen, et siis ma olen õnnelik. Või et naistel, et ma ei tea, mingid uskumused, et kui ma võtan teatud kilo alla, et siis ma olen alles ilus naine või et siis ma leian endale kaaslase, on ju. Et praegult on ju, aga et siuksed nagu uskumused, mis keelavad meil praegu, nüüd siin ja praegu, olenemata välistest tingimustest õnnelikud olla ja mis lükkavad selle õnne tulevikku. Et kõigepealt ma pean midagi saavutama, kõigepealt ma pean midagi täitma ja siis on justkui see õnneväravad avatud, on ju. Aga kas midagi sellist ka, et kui sa nagu kardad ära sõnuda, et sa tegelikult oled õnnelik ja justkui kõik on hästi, aga sa nagu kardad seda mingis mõttes ära sõnuda, et äkki siis midagi muutub? Jah. Nagu ongi, et ära ütle oma soove kõva häälega välja, sest muidu need ei täitu, on ju. Mul on just nii palju näiteid vastupidised, et just tänu sellele, et ma need kõva häälega välja ütlesin, need täitusid, on ju. Aga vahepeal kardetakse ära sõnad, et kui ma nüüd ütlen, et ma olen lihtsalt nii õnnelik, et siis ma sõnan ära ja midagi kehva juhtub. Ja mina ise võib-olla olen kogenud nagu seda ka, et kui ma olen nagu hästi õnnelik, siis mingitel inimestel on see, et miks sa oled nii õnnelik?
Jaa, vaata see majakas on ju, majaka näide on minu arust nii hea illustreeriv näide, et majakas, see majaka tuli ja see majaka sära on väga paljudele väga heaks teejuhiks, kuhu poole nad ka siis teavad, kuhu nad tahavad liikuda. Aga samal ajal on, kui sa vaatad seda majakat ja kui see sulle ikka otse silma paistab, see ajab ikka räigelt närvi. Et selles mõttes see ajabki, kui minul on, kui mina keelan endale midagi, kui minul midagi ei ole, aga sinul on seda täiega, siis sa lihtsalt ajad mind närvi. Sest et mida rohkem sinul seda on, mida minul ei ole või mida mina endale keelan, seda tugevamaks see kontrast muutub, on ju. Ja siis ta lähebki, ajabki närvi ja ongi pahased ja siis inimesed ongi ja siis sealt tulebki see, et ma ei tea, eestlase toit on teine eestlane ja et me tegelikult ei taha, et meie lähedastel hästi läheb. Et mingis mõttes on see ikkagi nagu kadedus. Ma arvan küll, jah. Aga samas on ka, eks see on selline inimlik kadedus, et kui mina unistan, ma ei tea, valgest mersust on ja sina ostad endale valge mersu, siis keskmisel inimesel või nagu ütleme nii-öelda nagu inimesel, kes ei oska seda kadedust muuta imetluseks, inimesel, kes ei oska vaadata, vau, kui saad sina, saan ka mina. Et kui ma ei suuda vaadata sellele, mis teisel on, mida mina tahan, on ju, kui ma ei suuda vaadata seda nagu imetluse, naudingu, rõõmuga sellega, et okei, universumis on kõike küllaga. Ei ole niimoodi, et nüüd sina said selle valge mersu ära, nüüd mina jään ilma. Sest et neid on nagu nii palju, on ju. Ehk et enamus inimesed ei suuda vaadata, ongi teisi õnnelikke või teisi neid, kes saavutavad seda, mida nemad tahavad, sellise imetluse ja sellisega, et ongi, et jess, jumala äge, kui tema saab, järelikult on mina ka, järelikult on minul täpselt samamoodi võimalik kõiki neid asju saada. Enamus on kadedad. Ja minu mõttes see nipp on selle juures ka see, et kui sa näed, et kellelgi on midagi, mis sulle meeldib, siis aitäh, mulle ka. Ja öeldagi, kui ma olin vallaline, siis ma täiega kasutasin seda lauset, et kui ma nägin kuskil linnapildis või kohvikutes või kus iganes, ma nägin mingit paari ja nad olid nunnult koos, on ju, siis mõtlesin kogu aeg, nii äge, palun mulle ka. Et palun mulle ka, või kui ma näen vahepeal mingid ägedaid autos, siis mingi, et jess, jumala vinge, ma tahan ka, anna mulle ka. Või et palun mulle ka nii-öelda universumit, on ju. Ja, et see on nii oluline punkt, mis sa välja tõid, et see ei tähenda, et kellelgi on, et siis meie ei võiks seda saada. Ja universumis on kõike lõputult. Ei ole niimoodi, et nüüd sina said ja nüüd keegi teine ei saa, on ju. Ja. Aga Dali, kuidas siis ikkagi olla õnnelik? Millest alustada? Seal on selleks, et tõsta oma üleüldist õnnetaset ja muutuda natuke õnnelikumaks, siis seal on üldiselt on nagu 2 liini, mida peaks siis ajama hakkama. On füüsilised tegevused, et reaalselt hakkama tegema midagi. Ja teine on siis mõtlemisega seotud, ehk siis muutma oma mõtteviisi. Selle mõtteviisi alla käivad näiteks need, et ongi õnn on otsus, on ju. Et esiteks ma pean otsustama olla õnnelik ja inimene, kes ei ole otsustanud olla õnnelik, teda ei saa ka õnnelikuks muuta. Ja inimene, kes on otsustanud olla õnnetu, teda ei saa ka õnnelikuks. Ma just niimoodi ütlesin, ehk siis teistpidi on ju. Inimene, kes on otsustanud olla õnnetu, teda ei saa õnnelikuks muuta. Inimene, kes on otsustanud olla õnnelik, siis nagu tee, mis tahad, kui tema on otsustanud, et tema on õnnelik, no matter what on ju, siis ta on õnnelik. Püüa palju tahad, tal on need kaikad kodaratesse visata. Et sinna mõtteviisi ossa käibki nagu näiteks ka see, et jälgida, milliseid hinnanguid me ise maailmale anname, sest kui kõik on neutraalne, siis vastavalt sellele, kui palju mina ise milliseid hinnanguid annan, siis vastavalt sellele mina neid ka enda elus niimoodi kogen. Mõista, et universum on peegeldus ja selleks, et ma saaksin midagi enda elus kogeda, ma pean ise esimesena seda välja andma, näiteks, et pildlikult öeldes, kui sa tahad näha peeglist ehk siis universumist naeratust, siis sa pead ise reaalselt füüsiliselt esimesena naeratama, et sa ei saa seal peegli ees lihtsalt käed ristis kurjustada, et ma olen täiega nõus naeratama, kui see peegel esimesena naeratab. Ei, mina pean kõigepealt esimesena naeratama ja siis maailm annab mulle vastu. Tihtipeale inimesed ütlevadki, et
kuidas ma saan olla õnnelik, kuidas ma saan tunda ennast külluses, kui mu pangakontol on ebapiisavalt vahendeid. Aga universum loeb energiaid, on ju, ja kui inimene kogeb puudust, siis ta saab seda puudust juurde. Ehk siis ükskõik palju seal kontol raha on, inimene peab tundma esimesena küllust selleks, et ta saaks küllust juurde. See on kõigega nii, et me nõuame, et meie partnerid ja armastatud oleksid sellised ja sellised. Ja siis me saame küsida endalt, et okei, aga kas mina olen selline. Ehk siis mina pean esimesena olema kõik need asjad, mida ma nõuan oma partnerilt ja siis saab tema olla. Aga me tihtipeale nõuame teiselt, ma tahan, et sina oleksid hea, lahke ja südamlik, ma tahan, et sina küsiksid mul, kuidas mul läheb, et sina mind armastaksid ja kätel kannaksid. Aga ikkagi alati peab olema inimene ise esimene. Ehk et seal on sellised mõtteviisilised muutused, ka näiteks küsimused, et mida head selles on. Kui mündil on 2 poolt, siis on igal teemal 2 erinevat poolt. Me teame neid ütlusi, et igas halvas on midagi head ja kõik see on ju. Ja siis me peaksimegi siis neid kasutama reaalselt, neid küsimusi või neid teadmisi on ju. Kui midagi hullu juhtub, siis me saamegi küsida, et okei, aga et kui igas halvas on midagi head, siis mida head selles on. Ja teadlikult viima oma mõtteviisi sinna suunas, et ma vaatan ka selle positiivset poolt. Ehk et on sellised nagu mõtteviisi harjutused sinna alla, jah, mõtteviisi harjutused on ju. Ja siis on sellised tegevused konkreetsed, mis teevad meid õnnelikumaks. Näiteks palju räägitud tänulikkus, tänulikkuse päeviku pidamine. Hommikuti ma soovitan seda teha just selleks, et juba alustada päeva tänulikkusega ja sellise nagu avatud südame ja ongi siuke avatud süda, siuke nagu aupaklikkus elu ees. Et vaadata juba seda, et jah, ma tahan veel oma ellu asju, jah, ma tahan paremini, jah, ma tahan rohkem, jah, ma tahan suuremalt. Ja samal ajal ma olen juba tänulik selle eest, mis mul praegult on. Et mitte ka siin panna, et ma olen tänulik siis, kui on need asjad, mida ma soovin täituvad, vaid mõlemad panna sinna ja vahele hoopis. Ma soovin neid asju ja ma olen juba täna õnnelik. Ja minu meelest on nii oluline see ka, et inimene üldse mõtleks, et mis asi see õnn tema jaoks on. Et võib-olla see ongi nii väike asi nagu värske õhk, jalgrattaga sõitmine, et ta paneks nagu kirja need asjad, et ta saaks aru, et võib-olla ta ongi õnnelik, aga mina küll õnnelik ei ole. Või me tihtipeale arvame, et õnn on midagi suurt ja eepilist on ju. Ja siis alles tegelikult tagant järgi vaatame, et jääme vanaks on ju või ma ei tea, kellega on juhtunud rasked liiklusõnnet või mis iganes õnnetused, lihtsalt õnnetused ja nad on näiteks kaotanud liikumisvõime või millegi tegemise võime, siis me alles hakkame vaatama, siis nemad saavad hakata jagama on ju seda, et aga tegelikult see, et sa saad kõndida või püsti tõusta, et juba see tegelikult on õnnelik või õnnehetk on ju, või see, et saad nagu joosta vabalt on ju, või me saame hüpata või mis iganes tantsida näiteks kasvõi. Mu õel oli siin paar aastat tagasi haigus, mis võttis temalt ka mõneks ajaks jalgadest jõu ja kui tema esimest korda üle, ma ei tea, poole või ma ei tea, palju neid kuid sinna jäi vahele, sai esimest korda nagu kõnda ilma toeta. Siis see oli õnnehetk totaalne, või kui ta sai tantsida niimoodi, et ta nagu keha, nagu jalad suutsid niimoodi, et ta nagu julges toetuda terve keharaskusega ühe jala peale. Ehk et õnn peitub täiega väikestes asjades. Me arvame, et õnn on midagi suurt ja eepilist ja sellepärast me kleebime sellele külge neid pangakonto numbreid, neid igasuguseid ametinimetusi, automarke, nagu elukohti ja kõike seda, et siis see justkui on õnn. Tegelikult me võime elada selles unistuste kodus, unistuste autoga, omada pangakontol nii palju raha, kui me vähegi unistame, siis see tühjus meie sees on ikka meiega kaasas. Et nii palju on neid näiteid edukatest Hollywoodi staaridest, kes justkui omavad väliselt kõike, aga kes on väga sügavas depressioonis, sellepärast et nad ei ole õnnelikud. Ehk et üks on see, et me paneme väljapoolt justkui endale õnne sisse, on ju. Aga püsiv õnnelikkus algab seespoolt ja see ei ole seotud millegi välisega, mis me saame väljapoolt endale sissepoole panna. Et püsiv õnnelikkus algab seestpoolt väljapoole.
see on ilus mõte. Püsiv õnnelikkus. See kuidagi kõlab nii hästi. Sest see ongi, vaata need väljapoolt sisse panevad õnnelikkused, et kui ma midagi ostan, on ju, või söön tüki šokolaadi või lähen reisima või teenin mingi summa raha või midagi sugust, mis on nagu väljapoolt, on ju. Jah, need teevad meid õnnelikuks. Täiega äge on osta endale uut kleiti, on ju, või uusi käia reisimas või osta mingid ägedad kingad või tüki šokolaadi või tahvel šokolaadi või nagu hullult äge on nautida seda maailma koos kõikide selle luksuslike hüvedega, mis see maailm meid pakub, on ju. Ja mul äge on Vietärni hotellis nautida seda luksust seal ümber ringi. See on täiega äge. Aga kui meie õnnelikkus nagu baseerubki sellel, siis see muutub väga ohtlikuks kohaks. Ja see väljapoolt sisse panev õnnelikkus ongi õnnehetk. See, nagu ma rääkisin alguses, on ju, et see on selline nagu laine, mis tuleb, jah, ta teebki meid õnnelikuks, see on selline eufooria tunne, aga siis ta langeb jälle ära. Ja sellepärast ongi meil see kogu see reklaamitööstus, kogu turundus, on ju, kõik see baseerubki sellel, et aktiveerida inimesi muudkui ostma või tarbima, on ju, kõike. Sellepärast, et läbi tarbimise inimene meil aktiveerub, kui midagi endale tellin või ostan, siis tahes-tahtmata aktiveerub minu kehas see õnnehormoon. Ja siis, kui see on ainuke õnnehormoon või ainuke viis, kuidas ma saan seda õnne enda kehasse, siis ma tahangi veel. Ameerika on näiteks väga tuntud või maailma suurim tõenäoliselt selline tarbimisühiskond, on ju, kus inimesed lihtsalt massiliselt ostavad asju. Ja see on tegelikult nagu loogiline, miks nad ostavad, sest et läbi ostmise ma saan biokeemilist reaktsiooni oma kehasse, mis tekitab minus heaolu ja rahulolu tunde. Aga, ja kui mul ei ole kuskilt mujalt seda võtta, siis ma võtangi selle. Aga see on tühi, mingi poole tunni pärast on see tühi, on ju, või nagu läinud. Nii lühiajaline. Aga mis veel tekitab seda õnnehormooni või seda head tunnet? Õnnehormoon on 4, tavaliselt alati, kui ma kuskil pean niimoodi rääkima, siis mul kõik 4 meelde ei tule. No vaatame. Oksüdotsiin, serotoniin, dopamiin ja no mis on veel õnnehormoonid? Ma ei tea, aga ma olen kuulnud siit neid ütlemas küll. Aga... dopamiin, serotoniin ja siis see 4, on ju. Ja need vallanduvad erinevatel hetkedel, on ju. Erinevad tegevused tekitavad erinevat hormooni meie kehas. Ja mis näiteks? Kellegi füüsiline puudutamine, käes kinni võtmine, kallistamine, ongi looduses jalutamine, mingite nunnude, kutsude, koerad, kassid, beebid, kõik selliste nagu nunnumeeter, kui meil läheb põhja ja siis meil tekivad sellised endorfiin, meelde tuli, endorfiin, seda ennast ei olnud 4. Kassivideote vaatamine. Näiteks ja, või siis ka loodusvideote või looduspiltide või loodusesse minek, on ju. Siis seal ongi trenn, saavutused, komplimendid, seks, alkohol, uimastid, narkootikumid, need ka tekitavad meid õnnetunnet tegelikult läbi nende hormoonide, kohv, siis ehk et meil on nagu, ongi millegi asjade ostmine, siuke nagu edasi liikumine või siuke nagu saavutamine, on ju. Ehk et meil on tegelikult väga palju erinevaid võimalusi, kuidas saada kehasse seda õnnetunnet. Ongi mingi lõõgastus, massaaž näiteks, on ju, aromiteraapia, vannis olemine, hea raamatu lugemine, siuke, et meil on väga palju erinevaid viise, kuidas neid õnnehormoone enda kehasse saada. Mõned maksavad, mõned ei maksa. Mõned on püsivamad, mõned ei ole, on ju. Mõned on tervislikumad, mõned ei ole. Et igaüks võiks selle komplekti siis enda kokku panna. See oli väga hea, mis sa pakkusid välja enne, et miks tegelikult ise läbi mõelda, et mis see õnnelikkus on siis minu jaoks. Mis teeb mind õnnelikuks, mis need tegevused on? Ja mina soovitan oma õnnelikkuse väljakutsel või ka õnnekoolitustel teha endale siuke nagu checklist või teha siuke nagu paberi peale välja kirjutatult valmis siuke nimekiri, mis teevad mind õnnelikuks või mis need tegevused on, et sellel hetkel, kui mul on raske, sellel hetkel, kui tuju on paha või kui ma olen väga raskes kohas, ma olen mingi raske uudise saanud või ma olen ääretult väsinud või igal juhul see hetk, kui ma olen nii-öelda ninapidi mudas, siis see ei ole see hetk, kus hakata mõtlema, huvitav, mis mind õnnelikuks teeb, sest sellel hetkel meil ei ole seda ressurssi kätte saadav, et hakata neid asju mõtlema. Siis on see koht, kus me võtame kätte selle nimekirja ja hakkame sealt järjest asju tegema. Ehk et see ettevalmistus selleks raskeks perioodiks peab toimuma ajal, mil kõik on hästi.
sest siis on meil need ressursid olemas, siis mul tuleb meelde see, et mul on sõbrad, kellele helistada. Ma olin ise mõni aeg tagasi sellises kohas, et mul oli nagu nii raske, mingi 2 või 3 päeva, olid nii rasked päevad. Kuidagi oli nagu hästi augus omadega, see vist oli peaaegu aasta tagasi. Ma olin nii augus omadega ja muudkui siplesin seal ja siis, kui ma sealt nagu välja tulin või kuidagi sellest üle sain, siis ma hakkasin mõtlema, et aga miks ma ei helistanud kellelegi? Ja siis ma sain aru sellest, et tõepoolest, kui me oleme väga kehvas kohas, siis meil ei ole neid ressursse kätte saadud, meil ei tule isegi meelde, et mul on positiivne muusika, mul on positiivsed sõbrad, mul on paar head raamatut kodus, ma võiksin minna vanni, ma võiks minna trenni, ma võiks teha midagi tervislikku head süüa, ma võiks minna jalutama, ma võiks võib-olla klaasikese veini juua või mingit sihukest nagu positiivset afirmatsioone endale lugeda näiteks, et ma võiks mediteerida, võiks mingeid hingamisharjutusi teha. Meil lihtsalt ei tule need asjad meelde, kui me oleme raskes kohas. Ja siis ongi, võtad selle paberi, kuhu sa oled need asjad ette kirjutanud kõik ja hakkad sealt järjest tegema. Kas sul endal on see nimekiri? Kus sa seda hoiad? Mul on märkmikusse kirjutatud ja mul on ka telefoni tehtud siuke nimekiri. Ja mul on ka tegelikult niimoodi, et ma pean tunnistama, et ega ma tegelikult ei vaata neid nimekirja, sest et kuna ma olen nii läbi imbunud sellest õnnelikkusest ja nii läbi imbunud nendest emotsionaalsetest nii-öelda mõtteharjutustest kui ka füüsilistest harjutustest, siis mu mees on mulle peegeldanud seda, et seda on nii lahe näha, kuidas ta on näinud seda siis kõrvalt, kuidas kui ma kukun, kui mul on mingi raske hetk, kui ma olen nagu liiga väsinud või ma olen nagu liiga tühi või ma olen ärevusest näiteks millegi pärast või muretsen või vihane või mis iganes mind nagu nii-öelda kätte on saanud, siis ma olen nagu tavaliselt olen nagu pikali või nutan või kirjutan, nagu igal juhul ma korraks kukun nagu auku ja siis ma olen mingi pool tundi seal. Ja siis ma nagu mingi tavai, nii, kuidas ma saan siis paremaks, on ju. Siis ma hakkan kirjutan selle välja, siis ma ütlen mehele, tavai, ma ei viitsi rohkem nagu olla selles crapis kohas, paneme muusika peale, hakkame tantsima, on ju. Siis ma paneme nagu muusika peale, hakkame tantsima, endal üldse tunnet ei ole. Ja siis nagu, kui seda halvas kohas, on ju, siis nagu viimane asi, mis tahad tantsida. Aga lihtsalt nagu, et see teadlikkus täna õnneks on sedavõrd kõrge, et ma ei pea vaatama sealt nimekirjast enam, vaid ma ise juba tean, on ju. Ma hakkan kirjutama, mis toimub mulle hästi, ma lähen metsa jalutama, ma hakkan tantsima, ma võtan vahepeal mingi tüki šokolaadi, ma vaatan oma vision board'e, oma need unistuste tahvleid, ma loen positiivseid afirmatsioone, need on mul küll välja kirjutatud koju, et tuleb ennast aidata, sest et kui mina ise ei otsusta olla õnnelik, siis keegi seda minu eest otsustada ei saa. Ja hästi oluline märgata seda, et me võime kukkuda, aga lihtsalt mida teadlikumad me oleme, seda kiiremini me sealt välja tuleme. Ja me oleme inimesed, me jääme elu lõpuni kukkuma. Me jääme elu lõpuni kukkuma ja see on jälle küsimus selles, et kui ma keskendun sellele, kuidas mitte kukkuda, siis ma keskendun tegelikult sellele kukkumisele. Ehk et mida mina soovitan teha, võtta see tähelepanu sellelt ära, et mitte kukkuda. Me nagunii kukume. Keskendud hoopis sellele, et kukkuda võimalikult harva, võimalikult lühikest aega seal maas olla ja võimalikult vähe haiget saada. Ehk et kuidas ennast võimalikult kiiresti püsti tõusta ja edasi minna, on ju. Mitte, et kuidas hullult vältida seda kukkumist. Nagunii kukume. Vahepeal minu käest küsitakse, et nüüd õnnekoolitaja, nüüd paha tuju sul endal ei ole. Täiega on. Ma olen ka inimene, on ju. Täiega on vahepeal paha tuju. Küsimus on see, kui tihti see paha tuju on. Kui kaua ma selles pahas tujus olen, on ju. Ja kui kiirelt ja kui sügavale ma pean minema. Ja kas see paha tuju nagu halvab sind täiesti ja võtab su elu nagu üle? Et ongi see, et see paha tuju nagu ei kontrolliks sind. Sina ise ikkagi oled nii-öelda see kapten seal paadis. Ja kui varasemalt sai paha tuju, ma ei tea, või mingi raske koht kätte, ma olin mingi 4 päeva, ja siis nüüd on niimoodi, et mul 2 tundi saab täis, mul on issand jumal, mis toimub, nagu lähme edasi, ma ei jaksa enam. Aga vahel on hea kogeda seda tunnet. Vahel peabki kogeda seda tunnet. Et sa saaksid seda õnnetunnet jälle tunda. Ja kontrast ongi seda paha tunnet nagu kogeda kontrastina, et see nii-öelda hea aina paremini maitseks või aina paremini tunduks või et see kasutada seda kontrasti justkui nagu selleks, et võimendada ka seda positiivset poolt. Aga kui nüüd ikkagi on niimoodi, et ma tunnen, et paha on, ma ei tunne ennast hästi õnnelikuna, siis mis võiks see, kui sa valiksid ühe asja, mida teha, siis mis su üks soovitus oleks?
küsida iseendalt, mis tekitab minul praegu kõige parema tunde ja teha seda, mis iganes see on. Ehk et tunne on ju, selle hea tunde järgimine on see, mis tekitab meile, mis hakkab tõstma meie sagedust. Et kui meil on kehv tunne või paha tuju, siis meie sagedus on all, meie keha vibratsioon on madal. Ja nüüd, kuidas ma saan seda ülesse, on see, et ma pean oma tunde viima paremaks, mu tunne peab minema paremaks. Seega ma võin öelda, et kuula muusikat või mine jalutama või midagi, mis on nagu asjad, mis toimivad suhteliselt lolli kindlalt, aga kõige õigem, kui sa küsid mu käest ühte nõuannet, siis ma soovitaksin inimestel küsida iseenda käest näiteks, et okei, mis tekitab minul kõige parema tunde praegult? Mis tekitab minul kõige parema tunde? Ja siis teha seda asja. Aga kui me seda praegu läbi proovime teha, et ma küsin su käest, mis tekitab sinus praegu kõige parema tunde? No siis inimesed saavad hakata mõtlema, et okei, nii näiteks, et kas ma tahaksin, et kas kõige parema tunde tekitaks minuks näiteks millegi söömine või millegi joomine on ju. Kas ma tahaks minna näiteks liikuma, näiteks ennast nagu nii-öelda liikuma saada või tekitaks parema tunde just kuidagi nagu eriti näiteks paigale jääda või näiteks horisontaali visata. Kui nagu võrrelda, et pandagi nagu võrdlused ette. Nagu kahe valikuga hakata nagu liikuma, et pannagi, et okei, kas ma tahaks midagi süüa või ma tahaks midagi, või ma ei taha süüa. Siis mingi, et okei, ma tahaks midagi süüa, on ju. Ega ma tahaks midagi soolast või ma tahaks midagi magusat. Tegelikult tahaks midagi soolast, okei. Kas ma tahaks midagi sooja või ma tahaks midagi külma, on ju. Kas ma tahaks midagi toekamat või midagi nagu näksida, on ju. Ja niimoodi nagu jah, ei või üks või teine valik niimoodi nagu selle kaupa hakata liikuma, siis lõpuks jõuame sinna, et tahaks mingi soolakõrsikuid näiteks. Ja siis teha seda ja siis uskuda ja siis vaadata järgmine asi, nii, tegin selle asja ära, mis järgmisena mulle hea tunde tekitaks ja lubada justkui sellel heal tundel olla see teejuht. Sest et kui mina teen asju, mis tekitavad minus hea tunde, siis mu sagedus tõuseb ja see paha tuju kaob ära. Ja see on nii huvitav ja äge, kuidas ta hakkab siis viima sind. Sa võid sattuda hoopis teistesse kohtadesse. Et kui kas või veel vahel minna välja niimoodi, et kuhu mu tunne mind praegu viib. Ja ma ise teen vahepeal sellist, nagu niimoodi, et kui näiteks sõita kuhugi, näiteks kas või ka kui ma koju nüüd hakkan sõitma, siis ka mul tegelikult on nagu mingi, ma ei tea, 4 või 5 erinevat teed, kuidas ma võiksin minna. Ja siis ma vahepeal teen selliseid asju, et okei, vaatame, kuhu mu käed tahavad minna või mis tunne on, et lähen nagu tunde põhjal. Et kas mul on, ja siis vahepeal on ka niimoodi, et ma ei tea, kummast ma peaks minema. Ja siis ma kuidagi nagu mängin seda, et vaata, mis tunne on. Ja siis tunne ise läheb, on ju. Ja siis võib-olla tuleb järgmine, et mul on tunne siit keerata, on ju. Ja siis tuleb, et aga siin on üks kohviga, et nüüd äkki läks hoopis sinna, on ju. Ja siis lähed hoopis sinna, siis näed mingit sõpra tuttavat või kohtud kellegagi ja siis nii-öelda hakkab see pall nagu veerema, aga see saab alati alguse sellest sinu enda esimesest tundest. Nii et me peame olema truud iseendale, oma heale tundele, järgima kogu aeg seda ja küsima iseendalt, et mis tekitab minust praegult hea tunde ja tegema seda asja. Aga sa tõid välja paar toiduainet ja kohvi ja šokolaadi, aga kas sa tead veel mingid toite, mis teevad õnnelikuks ja võib-olla toidulisandeid ka? Mina näiteks tarbin ise hästi teadlikult päris palju erinevaid vitamiine lihtsalt selleks, et olla nagu tasakaalus, et hoida seda elu terviklikuna ja olla tasakaalus. Erinevatel aastaaegadel erinevalt praegult ma võtan täiega mingi B6, B12, A-vitamiini, tsinki, C-vitamiini, probiootikume, ensüüme, siis mõtlesin mingi musta küüslaugu, mingid kapsleid on ju, et ja siis siin seda pautarkot, magneesiumit vahepeal, et täiega foolhapet võtsin, olen teinud kuuri, on ju, et
et ma arvan täiega seda, et me peame nagu ennast toetama erinevatel viisidel, täpselt samamoodi nagu ma pean, võiks käia korra kuus näiteks terapeudi juures, on ju, võiks käia vähemalt korra kuus massaažis, võiks käia korra päevas jalutamas, on ju, võiks magada iga päev 8 tundi näiteks, siis täpselt samamoodi ma pean toetama ennast ka seespidiselt. Aga ütleme toitudest, ütleme niimoodi, et sellel šokolaadil ja ma ei tea, punasel veinil on ju, on sellised kõige võib-olla kuulsamad positiivsed mõjud meie tundele. Aga suures pildis ma ütlen seda, et tegelikult ei ole vahet, mis toitu ma söön. Kui ma söön toitu, mis tekitab minus hea tunde, siis need hormoonid saavad igal juhul aktiveeritud. Et see hea tunne on ikkagi nagu olulisem, ükskõik mis turundustöö, kellel kui palju taga on ju. Aga Dali, mis on sinu õnnevalem? Kui palju sinu käest seda küsitud üldse on juba? Ma arvan, et mina olen teiste käest rohkem küsinud, et õnnevalem. Et eriti on hea seda nagu, et sageli, kui sa ise kuulad neid teiste õnnevalemaid, siis on hästi põnev nagu mõelda, et okei, aga mis see minu õnnevalem on või nii huvitav mõtet või nii huvitav valem? Ma arvan, et minu õnnevalem on kontaktis endaga ja selline nagu tasakaal. Elu tasakaalus hoidmine ehk siis, et ma ei teeks liiga palju tööd, et ma ei paneks tähelepanu liiga palju väljapoole, vaid see kontakt iseendaga. Et ma märkan, et kui ma ei ole iseendaga kontaktis olnud, kui ma ei ole kirjutanud oma märkmikusse või päevikusse, kui ma ei ole mediteerinud, kui ma ei ole istunud oma altari ees, kui ma ei ole vaadanud oma vision board'i või oma neid nii-öelda sükest tahvlit, kus mul on erinevad mõtted kirjas, kui ma ei ole endaga teinud sükest nagu peegliteraapiat, ehk siis mul on seal altaril on ka peegel, nii et kui ma seal istun, siis ma saan valida, kas ma istun peegli ees või mitte ja kui ma ei ole endale peeglist pikalt mediteerides otsa vaadanud või enda silmadesse mediteerinud pikalt, siis või kui mul ei ole olnud sükest üksi olemise aega või üksinda kodus muusika kuulamise aega või jalutamise aega või ehk et kui mul ei ole olnud pikalt seda sükest iseendaga olemise aega, seda kontakt endaga, et kui see tass on tühi nii-öelda, siis kannatab kõik kannatab siis. Ehk et ma märgan, et see minu õnnevalem on kindlasti nagu saab alguse sellest, et mul on kontaktis endaga olemas. Mul võib olla kõik muu, aga kui mul ei ole kontaktis endaga, siis see ei ole ikka, siis ei tee mind lõpuni õnnelikuks. Et jah, minu õnnevalem, ükskõik palju mul seal rahapangakontol on, mis autoga ma sõidan, mis riided ma kannan, kuidas mul tööalaselt eraelus, mis iganes läheb, et see kontaktis endaga on see seespoolt väljapoole nagu suunaga. Nii kõnetab. Ma ise tunnen, et minu enda õnnevalem on ka samamoodi just see kontakt ise endaga. Et nii kui ma ei ole endale aega pööranud, endaga olnud, kas või lihtsalt vaikuses või korraks looduses, siis kuidagi hakkab lainetama. Kui vibra tuleb sisse. Kui vibra tuleb sisse, sa tunned, mingi ärevus hakkab tekkima, sa tunned, et sa teistmoodi, sa ei ole see mõnus see nagu rahus tegutsemine. Jaa, see rahulolematus hakkab tekkima, ma muutun hästi palju kriitilisemaks, siis see süütenöör läheb nii palju lühemaks. See nagu üleüldine rahulolematus hakkab tulema. Ja siis see hakkab nagu kerima. Ja siis võib olla mu mees maailma ägedaim, mu laps maailma ägedaim, kodu, raha, töö, asjad, võimalused, kõik kursused, asjad võivad minna nagu nii hästi kui vähegi võimalik. Aga kui ma ise olen rahulolematu ja rahutu enda sees, sest mul ei ole olnud seda iseenda olemise aega, siis tegelikult see väline ei saa samamoodi nii suurt naudingut minu poolt. Kas sa tahaksid veel lõpetuseks midagi öelda? Kas midagi jäi veel? Ma tahaksin rõhutada harjutamise olulisust. Et kui me rääkisime siin nendest mõtteviisidest ja sellest teguviisidest, mis siis meid õnnelikumaks teevad, et siis tuua siia pilti ka see, et õnn on täiega harjutamise asi. Et see ei ole niimoodi, et me oleme siin 20-30 aastat, 40-50, kes kui palju ühtemoodi mõelnud, ühtemoodi tegutsenud või mõtlemata jätnud või tegutsemata jätnud on ju. Ja nüüd ma teen ühe korra või ma teen nädal aega õnnelikkuse mingisuguseid praktikaid on ju, teen tänulikkuse päevikut ja õhtuti mõtlen oma õnnehetkede peale ja kõik need, mida ma õpetan on ju. Ja et siis ma pean kohe muutuma. Ehk et
nagu aduda seda, et selleks, et ma suudaksin oma mõttemaailma muuta niimoodi, et see oleks loomulik minu jaoks, niimoodi, et see tuleks alateadlikult või et ma suudaksin oma päeva ja oma elustiili sisse integreerida erinevaid harjutusi või harjumusi, et need kõik võtavad aega. Ja selle harjutamise olulisust ma tahaksin rõhutada, et õnn on täiega harjutamise asi. Ja kui ma tahan milleski meistriks saada, nagu välispidiselt, olgu see kiirlugemine, male mängimine või võrkpalli mängimine, siis ma pean lihtsalt harjutama. Harjutama. Õnnega on täpselt sama teema. Ja mitte olema endaga siis liiga kriitiline, kui kohe välja ei tule. Kindlasti, ja. Aitäh sulle ja aitäh sulle, kallis kuulaja ja vaataja. Ja katseta ja proovi ja lihtsalt otsusta olla õnnelik. Et vaata, mis tunne see on ja küsi endalt, mis mind praegu rõõmustaks ja õnnelikuks teeks. Ning märka, kas on mingi muutus. Aitäh, et sa meid vaatasid ja järgmise korrani. Aitäh kutsumast.